Tere tarka talve. Rõhksõnal tarka. Me tegime materjali pealkirjaga alkorelv ja narkovõimendi koos noortega. Nende käivitatud diskussiooni ühisviljana. Ja Delfiin, sina ka tegid. Delfiin tegi ka. Kas sa tahad tere öelda? Tule ütle tere. Tule ütle tere. Nii. Koos Delfiini ja noortega tegime selle materjali. Kuna meie kolledžis on väga erinevas eas inimesed, siis arutasid teismelised ja mitmekümneaastased, milles seisneb nende erinevus. Mitmekümneaastased enam ei talu alkoholi. Mitte, et nad saaksid karsklasteks, et uuelastel enam mitte, vaid lihtsalt organism ütleb, palun ei. Organism on saanud nii targaks, et oskab anda märku, kui tema kallal rakendatakse vägivalda. Teismelistega tegelikult on üsna sama. Nad küll püüavad trallata, möllata, aga tegelikkus on ikkagi seesama. Organism enam ei kannata. Niisiis pärast diskussiooni meie väga erinevas eas inimestega koolipreili võttis ette materjalid ja kirjutaski teie jaoks teksti, mis leidub mu koduleheküljel Aabrami hobulausujad, ilma et oleks seal ära nikerdatud variandi. Teeme nüüd koos teiega läbi. Paneme kirjavahemärgid ja kokkulahkud, misjärel lava on sinu. Sina kirjutad oma suhtest alko ja narkoga. Kuidas soovid? Kas räägid sellest, mida sinu ihu, hing ja vaim arvavad alkoholist, või siis kirjutad, mida sa oled kogenud oma perekonnas, mida sinu vanemad, õed, vennad, sugulased, kes iganes on sulle õpetanud mõtte, sõna ja teoga. Niisiis, pealkirjas kohe on meil vaja kokku kirjutada alkorelv, sest alko on lühitüvi, nii nagu ka narko. Nad ei saagi üksinda olla, nii me siis nad liitsõnadeks punume. Alkorelv ja narkovõimendi samuti kokku. Olmekeemia, üks sõna, keemia liik. Olmekeemia teenistuses. Varasematel aastatel on aastavahetuse üks sõna, teletunnus üks sõna olnud, üksinda kodus ja me paneme selle jutumärkide sisse, home alone või üksinda kodus, igal juhul on ta filmi nimi ja käib jutumärkide sisse, mis eesti keeles algavad alt. Filmide seeria võiks olla meil pigem koos. Filmiseeria või filmide seeria ikka on selgem ja klaarim see asi, kui ta on kokku kirjutatud. Näitamine. Advendiküünalde üks sõna. Advendiküünal, termin, küünla liik. Süütamisega samas rütmis.
märgilisena on peaosaline üks sõna, koma, suureks kasvanud, suureks saanud. See võib olla nüüd nii koos kui lahus. Kuidas arvad, kas tähtis on suureks või kasvanud? Suureks kasvanud, suureks saanud Macaulay Culkin. Figureerinud samal ajal meedias alkosidekriips ja narkovõõrutustele üks sõna. Seega siis alkovõõrutustele ja narkovõõrutustele mingu tal hästi. Minekute tulekutega. Minekut-tulekut siia-sinna, üles-alla, sinna vahele käib sidekriips. Ja kuna see siin satub rea vahetumise kohale, siis tingimata istub ta meil rea lõppu. Temaga sarnased sädeinimesed, üks sõna, on pärast Eesti mastaabis ülimate auhindade üks sõna. Auhind on auhind, üks sõna. Saamist teispoolsusse, üks sõna, teispoolsus, manala, toonela. Peas, et mitte põrgu, see on meil siin maa peal. Lahkunud, mõttekriips, oma otsusena või üledoosiga, üks sõna. Mis on sisuliselt ju seesama. Üks sõna, ehk siis inimene ise põletab ennast kihku-kähku igast otsast läbi. Kuna globaalne stress ühtaegu kokku nii põhjustab kui võimendab ilma komata kui kuritarvitamisi üks sõna, koma, on ühismeedia kokku tänavu äkiliselt täitunud sõltuvuste ravi, kirjutame pigem kokku, sõltuvuste ravi, erinevate meetodite reklaamidega. Samal ajal koma, kui Austraalia kehtestas bänni, keelu. Teismeliste sotsiaalmeedia üks sõna tarbimisele pakutakse muu ilma üks sõna, maailm, muu ilm, olgu Eesti. Muu ilma üks sõna, poolitusmärk rea lõpus, igas eas, alkaritele, narkaritele, seal vahel on sidekriips, niisugune lühisõna on meil rohkem kasutusel kui alkohoolik või alkoholi kuritarvitaja. Alkar, narkar, asi selge. Kõik võimalikke üks sõna ja kindlasti kaks K-d. Ühe K-ga kõik võimalike on omastav kääne, kõik võimalikke, mida, milliseid on osastav ja kahe K-ga. Mooduseid võimalikult leebete ära jääma nähtudega. Ära jääma nähud on meil siis kõik kolm sõna kokku. Ja eks need abstinentsi nähud on ka põhjus, mis pärast inimesed selgeks, puhtaks, terveks, helgeks, selgeks ei saa. Halb on olla. Ja iseendale näkku vaadata on veel halvem. Nii mõnelgi. Peitu pudelisse ära. Nii see käib. Kaineks saada ja jääda. Eesti palub kinkida lapsele kained jõulud ning senised abuserid kirjutasime oma inimestega kuulmise järgi ingliskeelse sõna eestikeelseks. Nii näebki välja abuser.
coach ivad. Coach, see tundub palju nooblim kui omakeelne sõna teejuht, õpetaja ja samas natuke tuttavlikum kui guru. Niisiis coach ivad kogu maailma üks sõna kõigis kanalites, kuidas puhtaks saada. Inimkonna üks sõna kultuuriloos. Kokku on kaunid nimed Dionysos ja Bakos. Jumaliku neste ja nautlemise jumalused. Paneme siia vahele koma ka. Dionysos ja Bakos, koma. Jumalused, koma, kellest mitme kümnendi kultuurisõbrad, üks sõna meie. On kuulnud Kulno Süvalepa laulu Viin, koma, su terviseks joon. Laulu nimi jutumärkide sees ja välja näeb see kombinatsioon niimoodi. Kulno Süvalepa laulu jutumärgid algavad Viin, koma, sest viin on lisaks sellele, et ta on pealkirja osa ja mitte linn ega äraviimise mõttes viin, vaid etanooli mõttes viin. Ja ta on üte, sellepärast on siin see koma. Viin, koma, su terviseks joon, jutumärgid kinni. Sõnade kaudu. Vanemuise lavatöölised. Üks sõna jutumärkide sees näitab seda, et ta on selline vallatlev sõna artistide kohta. Kokku kirjutame need lavatöölised. On kaunimate aastate vennaskonnana üks sõna. See kombinatsioon saab olla nii suurte kui väikeste tähtedega. Tvin Kaljujärv Lumiste lunge põhimõtteliselt ju on moodustanud koos Simmuliga niisuguse bändi ansambli nagu siis kaunimate vennaskond. Aga siin ta ei olegi nii väga ansambli nimi, kuivõrd pigem nähtus, moodustis. Nii et jääb väikeste tähtedega kaunimate aastate vennaskond. Publikule kinnitanud sama koma, mida indiaanlased koolon. Ja nüüd tuleb siis see tarkus, mida on laulud kinnitanud ja Põlis-Ameerika rahvad samuti. Iga aine ja nähtus on mõistlikus koguses ravim, koma, liialdades mürk. Seda enam, et enamusel Põhja-Ameerika põlisrahvastest ei ole ensüümi, mis alkoholi normaalselt ära seediks, nii et mürgiks tema saab. 21. punkt, järgarv, 100. Tegime siia meelega lühendi, et meelde tuletada, eesti keeles lühendid on ilma punktita. Keemilisel foonil on iga kogus alkoholi tappev ja see ism, niimoodi sidekriipsuga ongi, ja see ism ravimatu. Jõudsime poleemika käigus selgusele, et meie keha on nii mürgitatud atmosfääris, mullas, pinnases, kodus, köögis, magamistoas, igal pool lokkavast keemiast. Meie vaim on sedavõrd mürgitatud ühismeedia, tavameedia, rahva tulva pidevast voolamisest, et kuna me juba oleme ette ära mürgitatud,
ei teki inimestel reeglina enam napsu, võttes seda hurraa eufoorilist õnnelikku laua peal tantsimise meeleolu. Üliruttu hakkab lihtsalt halb, nii vaimselt kui füüsiliselt. Indiaanlastelt oli lihtne neid etanooliga mürgitades maad ja varad kätte saada, sest nad ei talu geneetiliselt alkoholi. Samalaadne üks sõna, alkoallergia, kokku on tekkinud kõigil teistelgi rassidel ja rahvastel, kuna alkorelv üks sõna kui keemiarünnak, üks sõna, rünnakuliik, võrdleva kui ette, ei käi. Alkorelv kui keemiarünnak kogu organismile satub juba eelnevalt toksiliseks saastatud organismi. Coachid, koolitused, hüpnoteraapia üks sõna, hüpnoos on täissõna, hüpno on lühitüvi, mida me ei saa üksinda jätta ühelgi moel. Hüpnoteraapia, käevõru müüjad, kõik 3 sõna kokku. Eks te ole ilmselt näinud reklaame, et sa ostad selle käevõru ja siis mitte kunagi enam sinu mees ei joo, ükskõik kas see käevõru on sinu või tema käe ümber. Parem osta 2. Geniaalne. On oma äri üles ehitanud, jääb lahku üles ehitanud süvenevale talumatusele . Ja me selgitame, kuidas see äri üles ehitati. Süvenevale talumatusele , kui varasemad põlvkonnad tipsutasid, tehti siiski kõik tööd ja teod ära ega langetud letaalsetesse liialdustesse ja ning ega või nende ette ei käi letaalne, surmav, tappev, maakeeli, kasti viib. 2026. punkt, järgarv, hakkame harjutama, ei kirjuta enam eelmise aasta numbrit. A ehk aasta, lühend ilma punktita, 2026. aasta ainus pädev terviklahendus, üks sõna, on nulltolerants kokku. Järgmises lõigus, teate küll, liigendame teksti ilusti kenasti, iga uus teema võtab endale uue rea, ei hakka trügima ülemäära arvukate lausete puntrana. Nii siis asja sügavuti tundnud Oskar Lutsu Tagahoovis on tema teose nimi jutumärkide sees ning Kevade jutumärkide sees tuletab praegustel päevadel meelde Arno Liigerit, Arno Tali, helget lendu nii armastatud pilvede taha. Läti Pats, alkoholimark, pudeli peal silt oli nii raamatus kui filmis. Jutumärkides ei ole. Kevade on jutumärkides, Läti Pats ei ole. Ja pidevalt purjakil kellamees, üks sõna, muidu oleks, nagu sa näed ise, lappes tähendus, pidevalt purjakil kella. See ei tööta välja. Pidevalt purjakil kellamees, lible, on eluliselt naljakad
kooma, mitte hirmuäratavad üks sõna, nagu praeguse kirjanduse joodikud. Ka Bornhöhe Vesipruul ja Tatikas kuulsuse narrides jutumärkides sees poole 2 sajandi jooksul kaineks saanud, kooma, samas ka mitte kellelegi oma tegemata jätmistega üks sõna halba teinud. Järgmine lõik on ingliskeelne sentence, mis kõlab nii kangesti hästi, et ma ei hakanud seda tõlkima. First you take a drink, then the drink takes a drink, then the drink takes you. Eestlane ütleb asja kohta, hammas on verel. Inimene, kes on võtnud ühe šoti, tahab teist. Hammas on verel. Käima läks. Ja nii see ei kommentaari. Francis Scott Fitzgeraldi puhul jätsin, selle sentence'i autori puhul jätsin initsiaali F. Selleks teile lühendina näha, et meelde jätta initsiaal. Nimetäht on see erandlik lühend, mille järel on punkt. F. Scott Fitzgerald. Sõpruskond Fitzgerald, Hemingway, Remarque, Marlene Dietrich ja paljud teised punkti olid teise maailmasõja, kõik sõnad kokku, ohvrid, mõttekriips. Siia komast oleks vähe, kooloni jaoks ei ole jälle nii tummine liitlause osade eraldamise koht. Meie paneme siia mõttekriipsu, see ei lähe kunagi valesti ka. Nad kirjutasid ja laulsid surmakogemuse, üks sõna endast välja, koma, valasid legendaarsetes kogustes rummi ja kalvaadost sisse. Nagu näete, siin sõnad mõnusasti mänglevad ehk siis välja ja sisse ühes lauses trikitavad. Koma, läksid kultuurilukku üks sõna. Jätaksime lahku, siis sisuliselt läksid lukku. Ei, läksid kultuurilukku. Oma romaanide ja filmidega ja tiksusid vastavalt elujõu üks sõna tasemele 90-ndatesse eluaastatesse üks sõna või halastuslasuni Jumalaga. Hemingway, Key Westis. Iseenese eest sa lõpmatuseni ei põgene. Sa kirjutad endast välja selle valu. Sa vahetad keskkonda, sa seltsid hoopis teiste rahvakihtidega, hoopis teiste inimtüüpidega. Aga sina ise oled endal kaasas nii Alaskal kui Uus-Meremaal. Etanool on enamuse märulite põnevike krimkade. Niisugused sõnad meil eesti keeles kasutusel. Trigerdaja me kirjutame selle eesti keeles ühe G-ga ja me laseme vahepeal kassi tuppa. Tule, Ronja, ole hea. Astuge edasi. Tundke, tule. Sopsti. Punase ninaga Ronja liikkass. Mitte kunagi elus joonud õiule.
Niisiis, trigerdamise me oleme võtnud eesti keelde, käivitaja, katalüsaator. Hea sõna on. Stephen King ei mäletanud väidetavalt oma, koma jäi puudu. Loen uuesti, kas ja kas kõik ära. Etanool on enamuse märulite, põnevike, krimkade trigerdaja, kooma. Stephen King ei mäletanud väidetavalt oma mitmete teoste kirjutamistki. Mõttekriips, kes need siis kirjutas? Kes need tekstid siis kirjutas? Sellele küsimusele on vastanud Oscar Wilde niiviisi, et tema ei joo mitte selleks, et kirjutada, vaid selleks, et teada saada, millest on vaja kirjutada. Purjus peaga kirjutamine on erakordne ämber. Ja siis veel nende tekstide igale poole saatmine. Mina, geenius. Nii, Martini Lemb, näe, üks sõna. Bond kui teised krimikangelased, üks sõna, on saatanliku kandmisega hurmurid, keda käivitab 3 punkti. Olete märganud, kui reeglipäraselt on filmides, seriaalides, telesaadetes, ükskõik kas jutuks on La Promesa või mis iganes panoraamne kultuurimaaling filmi või seriaali keeles, inimestel on kogu aeg pokaal peos. Aga nad ei ole mitte kunagi purjus. Nendel on ruumikujunduses baarikapid, serveerimislauad erinevate napsidega. Aga nad, kuigi nad üksteisele külla minnes esimese asjana pakuvad šnapsi, nad ei liialda. Nad tulevad selle kultuuri osaga toime ilma kuritarvitamata. Kunstnik, kirjanik, seal vahel on meil sidekriips. Pärnus elas Kingsepp, ajakirjanik Arnold Kiil. See oli kõige naljakam kombinatsioon. Antud juhul on siis kunstnik, kirjanik Toomas Vint. On raamatus, jutumärgid algavad alt, et ümbritseda raamatu pealkiri Kaine kuu ja purjus päike, jutumärgid kinni, üksikasjalikult üks sõna, kirjeldanud alkohooliku sisemist elu, psühhiaater Vaino Vahing omakorda, üks sõna, on lisanud nii professionaalse iga kaemuse kui ka isiklikud kogemused. Hermaküla Toominga ringkonnast üks sõna. Jah, olid põlvkonnad, olid ajad, mil kultuuriheerosed, fenomenid, geeniused võisid olla vahepeal pilditud meripõlvini, üle Atlandi nad läksid jala, aga nemad on samas meie kultuuripildile loonud seesugused nähtused nagu teatristuudiod, noortestuudiod, põrgulikult head lavastused, meeletult võimsad tekstid. Enam ei ole need ajad, nüüd inimesed valivad kas või. Nende maise matka tulemused ja tagajärjed, üks sõna,
olid ühtviisi kokku ületamatud härrasmehed, üks sõna, Mihkel Mutt ja Mati Unt jätsid rafineeritud pealinlastena, pöörame tähelepanu, üks N, pealinn, pealinlane, sest sinna tekib kaashääliku ühend, mis sööb ära ühe ennu. Pealinlastena sedalaadi üks sõna, tausta pigem avalikuks saladuseks, mõttekriips, nagu ka William Faulkner ja Dylan Thomas, mida ei mäleta, kooma, seda pole olnud, kooma, elu kaasa arvatud. Ma panin teie jaoks siia lingi, esimene selline, see on üks päris tore materjal ja see on Cheers, a celebration of literature's booziest books. Teate, mis seal on? Kokteiliretseptid. Seal on ülevaade faktidest, missugust marki, millega keegi kirjandustegelastest segas. Hommikueine Tiffany juures, mis iganes karmi andmisega teosed, seal on täpselt kirjas, kuidas see teos kokku segati. School. Ülikooli, loomulikult üks sõna, ma ei hakanud seda isegi lahku võtma. Ülikooli ajal ringles meie kursuse käes joodiku eetika. Siia on jutumärkides sees raamatu pealkiri. Joodiku eetika, kooma, kirjutas soomlane Veikko Huovinen, kooma, hiljem kõnetas pigem sajandi armastuslugu. Armastuslugu üks sõna ja raamatu pealkiri on jutumärkide sees. Jutumärgid algavad, sajandi armastuslugu, jutumärgid kinni. Naiskirjanikust. Naiskirjanik ei ole diagnoos. See on termin, peaaegu tiitel. Naiskirjanikust üks sõna. Koma, kes ajas oma asja vaatamata, üks tee vaatamata, midagi matta siin ei ole, vaatamata toa täiele üks sõna, lastele ja nurgas haisevale mehemölakale. Mehemölakas üks sõna, tõug, jõrm, põkk. Märta Tiganen on meil sulgudes, ehk siis autor saab olla kirjas lauses ka niimoodi. Kohustusliku kirjandusena tuli kätte lisaks Meistri ja Margarita kultuslikule kulgemisele. See on lihtsalt Meistri ja Margarita kulgemine. See ei ole antud juhul raamatu pealkiri, nii et jutumärke meil siin ei ole. Kohe tulevad jutumärgid, sest Koera süda on raamatu nimi. Nii siis ka Bulgakovi Koera süda jutumärkides sees on nüüd südame siirdamise utoopia ühendab Jota ja koera ning tulemus võiks arvatagi olemata olla. Alates John Berrymanist kooma panoraamsest suurteosest üks sõna, Suur Gatsby, jutumärkides sees, on avalikkust harjutatud klaasid käes aristokraatiaga. Niiviisi saame selle termini reastada, et tipime sõnade vahele sidekriipsud, klaasid käes, aristokraatia. Ja nendega on meid harjutanud Oscar Wilde, Mark Twain, George Bernard Shaw ja paljud teised.
on meid harjutanud laval, kinos ja teleseriaalides pidevalt vuliseva ja kõliseva tegelasega. Alaline klaaside kummutamine on elementaarne nii Poirot, sellest tuleneb selle väikese belglase prantsuse nime lõppu ülakoma, et me hääldame ta teistmoodi kui kirjutame ja me lisaks tahame öelda, et praegu on ta omastavas käändes. Kui La Promesa, see on jutumärkide sees Hispaania teleseriaal, pikk ja väga koduseks muutub, kuna ta nii pikalt kulgeb just sel ajal, kui ma olen lõpetanud õuetööd, valmistun keeltekooli tunni alguseks, siis La Promesas asjad toimuvad. Forever. Maastikul. Uus lõik, nagu näete, loomulikult liigendame oma teksti. Pohmakate filmiseeria üks sõna ja me pigem paneme need pohmakad jutumärkidesse, sellepärast et muidu me ei saa aru, missugusest pohmellist on jutt, aga teatavasti Bradley Cooperi ühe peaosalise osavõtul loodud pohmakas 1, pohmakas 2, ma ei tea, kui palju neid on. Igatahes on nad filmi nimena jutumärkides. Ja jutumärgid ühtlasi on ainus kirjavahemärk, mis on rea alguses ja eesti keeles algab alt. Filmiseeria alguses Hollywoodi toodanguna tundusid semude seiklused koomilised, nagu ka meiemaise üks sõna klassi kokkutulekute, need on jutumärkide sees ja kõik sõnad kokku, klassi kokkutulek. Klassi kokkutulekute jada johmane algus. Mida osa edasi, seda mürgisem ja haigem see teadvusetuna tuterdamine näib. Teadlased kinnitavad kooris, isegi narkootikumid ei ole nii hävitavad kui etanooli spirit. Võrdleva kui ette, ei käi ja spirit on vaim. Paha vaim. Valgustööliste üks sõna võrgustik hoiatab ühtlasi elektromagnetiliste üks sõna relvade eest, mis alko-narko-kemoboostidega, boost on tulnud inglise keelest selleks, et jääda. Boom, boost, zoom. Ikka on neid sõnu, mille me oleme rahulikult endale võtnud ja tagasi ei anna. Koostöös üks sõna panevad inimestel jala pealt üks sõna. See on termin, see jala pealt kukkumine, jala pealt suremine. Kui ta oleks lahku kirjutatud, siis ta on kummaliselt lappav kehaosa pealt. Jala pealt. Südame seisma. Pidevate matuste abonemendi põhjendamiseks räägitakse ametlikult üledoosidest üks sõna, trombidest ja ülepingutusest üks sõna, äkksurmade üks sõna põhjusena. Mõttekriips, tegelikkus on triibuline igas mõttes. Taevatriibud, kokatriibud. Kaur Kender ja Sass Henno on teinud meile eestikeelse
üks sõna väikese tähega ja see on omadussõna. Eestikeelse teene, koma, kirjeldades, vabandust, veel üks kass. Nüüd on kõik soojas. Eestikeelse teene kirjeldades narkovõimendi üks sõna, toimet, alkorelva üks sõna katalüsaatorina ning me ei pea tänu neile tublidele tänastele pereisadele üks sõna ja tegude inimestele üks sõna sedasama kokku kodus järgi tegema. Kasutame sõna järgi, kuivõrd see on järgimine, järele tegemine. Nagunii üks sõna teeme, mõttekriips, oleme pidevas keemilises töötluses. Koolon ja me loetleme, mis kõik meid keemiliselt mumifitseerib. Toit, olmekeemia üks sõna, säilitusained üks sõna, vaktsiinid, õhuga sisse hingatav, happevihmadega üks sõna, pinnasesse sadav, ringleb meie veres valikuvõimalusena kokku. Kohane või sure välja. Tõenäoliselt inimene, kes satuks mõnest eelmisest ajastust meie hulka, ei kestaks päevagi selles foonis, mis meil on juba õnneks olelusvõitluse tasandil muutunud omaseks tilk, tilk, tilk. Ja kokkuvõte on meil sellel tekstil suhteliselt pikk. Nagu igas eluvaldkonnas kõik kolm sõna kokku, nagu igas eluvaldkonnas, koma, toimub alkorelva üks sõna ja narkovõimendi kokku asjus terav lahknemine, koolon, kes loobub tarbimisest täielikult, koma, kes ohverdab end jäägitult ainetele. Kuldset keskteed üks sõna enam ei esine. Selleks, koma, et ellu jääda, koma, on mõistlik õppida teistelt loomadelt. Koolon, mitte ükski olend peale inimlooma üks sõna ei joo ennast vabatahtlikult üks sõna poolemeelseks kokku ega konsumeeri kastini. Rahvalik väljend. Lahknenud rahvad ei mõista üksteist, üks sõna enam ammu, koma, seepärast üks sõna on arukas hoida omade hulka ja ringelda nende seas, koma, kes on kõrgema lennukaarega, üks sõna. Koma, on ühe hasuga. Koma, kui hea on olla tasakesi kodus koos kainete kasside ja selgete hobustega, koma, kes päästavad inimese ära kurjast ega saada kiusatusse. Ja ning ega või nende ette koma ei käi. Selle kujundiga on silmas peetud seda, et kui sa oled selgete, helgete, kargete isiksustega koos, ei tule ju mõtetki ennast juhmistada moel või teisel. Ei madalsagedusliku muusikatümakaga ega ainetega. Kui sa oled seltskonnas, kus tarbitakse tümakat ja aineid, siis
väga vähe on neid noori, kes suudavad keelduda. Arvukalt on neid küpses eas indiviide, kes pigem hoiduvad seesugustest seltskondadest. Mõnikord pistad oma suure nina erinevatesse tubadesse ja siis tõmbad oma suure nina sealt hästi kiiresti jälle välja. Elagu elu oma klaaris, helges, kirkas kevade ootuses. Lund sajab. Ilus on. Kalli musi pai.